donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Tere hommikust siis. Tänane hommik hakkas meil jälle käiguga poodi. Ostsime uue mälukaardi jälle kaamerale. Nüüd ei saagi aru, et kas viga on kaameras või see ei ole ka nagu päris normaalne, et iga hommiku tuleb osta uus kaart. Aga no loodame, et see tänane ehk toimib. Saime Philipsi kaardi, et võib-olla on natuke parema kvaliteediga, kui see eilne oli. Aga üldiselt täna on siis reede, 6. juuni. Mulle palju õnne sünnipäevaks. Ja teel oleme siis Bodensee järve äärde, Schwabi mere äärde, nagu eesti keeles võiks öelda. Ja eelkõige siis huvitab meid Mainau Lillesaar. Sõidame siis kiirteel jälle ja praegu oleme siis Baierimaalt välja sõitnud juba ja oleme Baden-Württembergis. Bodensee järv ei ole enam kaugel meist. Mõned 10 kilomeetrid. Zeppelin. Mitte Zeppelin jäi. Lendab. Siin pidi olema siin läheduses Zeppelini muuseum. Et eks sellepärast siin on siis. Zeppelin jäid lendavad ringi. Hakkame jõudma siis Meersburgi. Aga siin tee ääres on meeletud suured viinamarja istandused, kasvandused. Nii palju mõlemal pool teed on need. Lisaks viinamarjadele oli siin eespool oli hästi palju õunu ka, õunapuid, õunakasvandused. Jõudnud siis Meersburgi, aga paneme see samas, võib-olla sealpool on võimalik panna. Hästi palju jalgrattureid. Paneme siia samas Parkisime siis lõvipoisi ära siia 3 tunniks. Ja nüüd siis lähme vaatame, kas saame laeva peale, et minna Mainau saarele. Siis nii kiiresti, et me oleme kohe praegu laeva peal. Kiire oli, saime peale. Siit. Ja, genau. Dann lässt das. Genau. Und dann bleibst du eigentlich auf dem Schiff, machst die Tour und bist hier Samasuguse laeva peal me olemegi siis. Hakkame sõitma saarele. Bodensee järv on siis Euroopas suuruselt 3. Kõige suurem on see Balaton Ungaris. Ja see on siis 3. suuruselt. Õnneks on ilm väga ilus. Küll 25 kraadi on sooja väljas. Hakkame siis kohale jõudma.
Onu ootab meid juba. Selle laeva pealt me siis tulime praegu mööda Paadisilda. Kõigepealt siis tahaks leida koha, kus WC-s saaks käia. Ja siis lähme selle saare endaga tutvuma siis. Et kuidas puudele on sokid selga kootud. Linnud nii kõvasti laulavad. Nii ilusad aiad. See saar ise siis pidi kuuluma rootslastele üldse. Ja Bernadotti järglased siis praegu siin kamandavad ja majandavad. Ja seal on loss taga ja siin kõrval peaks siis olema palmihoone suur. Hästi palju roosa. Kevadel pidi siin olema tulpe ja nartsisse meeletult palju, aga praegu on roosi aeg. On jah ilusad. Kui palju neid siin on, see on ka nagu lilli täis kõik. Siis tulime palmimajja. Restoran ka valmistavad mingit pidusööki ette vist. Vaevalt, et meid siia palutud on. Apelsinid. Siin on mandariinid. Ma küll palusin, et mulle üks alla toodaks, aga ei tahetud tuua. On siis see Bernadottide vapp. Siin on siis bambuse võsa. Vaata kui suur ja võimas see on. Siit saavad bambuskarud süüa. Siia. Kangutad seal neid niimoodi? Filmi siis, kui ma kangutan. Ma tahtsin ühe bambuse kätte saada.
Võimas. Kõrgust on nii, et seda ei oska arvatagi. See siis peaks olema Liblikamaja, kuhu me ka lähme. On sissepääs Liblikamajja. Ja, selline sissepääs siis Liblikamajja. Siis Liblikamajas. Söögilaualt on neid kõige kergem tabada. Neid lendab siin palju, aga kaameraga päris raske kätte saada. Juba lasi jalga. Vilgud ka. Nii must vesikildkonnadel. See on sinine, aga Midagi nii kätte plaks. Selline stend on siin siis Liblika vastsetega. Või mis need on ju Liblika vastsed või? Sealt arenevad nad välja nendest. Istume siis nüüd kohvikus ja ostsime mingit Bodensee vesi. Pandi lihtsalt siirupit törts hulka ja vett peale. Bodensee naftat, mis need laevad siis nüüd? Ilus kollast värvi. Ja. Aga no vähemalt vahepeal jalga puhata ja midagi jahutavat juua. Lilledest paabulind. Ma ei saanud seda korralikult pealumist. Ülevast on Lilledest tehtud kõik. See on nagu see mini-Holland. Arvi leidis kitsed. Kommen Sie da noch weiter.
Vesi on nii selge, põhi on nii hästi paistab. Põhi. Võib vett juua siit, kes tahab. Aga siinpool on selline veekaskaad on selle ja ma juba vaatasin, sealt võid minna vett jooma sealt. Kujud on siin marmorist. Olemegi siis jälle laeva peal, et alustada tagasiteed Meersburgi poole. Rahvast tuleb praegu kogu aeg juurde ja juurde siin veel. Rahvast tuleb palju laeva peale ja siin. Meie sõit on umbes 20 minutit. Saame koju. Ja nüüd siis sõidamegi siit Meersburgist mööda Bodensee järve kallast allapoole ja tagasi koju siis. Ilmselt jälle läbi Austria. Meeletud viinamarja istundused. Proovime, kas täna hommikul filmib või teeb jälle nalja. No. Seda selgub natukese aja pärast. Aga üldiselt täna on siis juba laupäev. 7. juuni. Hommik on, ilm on ilus, soe. Ja hakkame viimane siis... päev Grainaus. Jah, viimane päev. Üleüldse Baierimaal, mitte ainult Grainaus. Baierimaal viimane päev. Ja hakkame siis minema sinna Partnach-Glammi Kaljulõhesse. Lähme vaatame, kuidas seal on. Oleme siis jõudnud Garmisch-Partenkircheni olümpiastaadioni juurde praegu. Siin on suusahüppemäed. Siia saime siis auto parkida. 2 eurot päev. Ja nüüd siis võtame ette teekonna Kaljulõhesse. Nüüd siis olümpiastaadion ise. Nii väike on see staadion. Ma arvasin, et ta nagu on midagi suurt, aga see on üsna pisike ju. Ja mingi kohvik veel. Millisest mäest sa alla hüppaksid? No, kui juba, siis juba. No. Ma võtaks selle kõige väiksem. Tervislikel huvidel, jah? Jah. Et sinna Kaljulõhesse on siis umbes 20 minutit jalgsi kõndimist siit enne. Väike matk. Lõpuks pileti ostmise kohani. Pileti ostmine. Ma ei tea, kui ma nendeta pildi. Sellised suur ajad.
Maria. Kuidas oli? Tehtud? Ei, jumalast äge. Kihvt oli, täielik asi oli. Ja. See oli siis 700 meetrit pikka. Jaa. Vaatame, millega me siit nüüd siis alla saame. Oma jalaga või? Saaremaal oli ka midagi sellist. Kividest tehtud nagu laotud. Ma lootsin, et me saame mingi sõidukiga ülesse. Nüüd peab siit ronima niimoodi. Oleme siis natuke maad roninud. Hingeldame. Aga tegelikult me päris kõrgele tulnud. Sealt alt tulime. Teenud seda täitsa kõrgem tee oli. See ongi kergem tee. Jah. No, kuhugi kõrgustesse. Täpselt ei tea kuhu. Ja. No, et me oleme ikka, ma ei tea, kui kõrgele roninud. See on meeletu kõrgus. Kõrged mäetikud näed. Ja, aga nüüd siis on vist rohkem allaminek ainult õnneks. Võib-olla mõni väike pisikene tõususungas on. Ja. Vaata, kui siit tee kõrvalt kohe, kui järsk on alla kõik sinna. Vaata, nüüd on need apelsini ja uunamahlad, need väiksed, need käpi omad. See maksis 3 eurot, 200. Ja, ühesõnaga me saime siia kuhugi mingisse kohvikusse, me oleme nii väsinud. Esimene mõte oli saaks ainult vett ja nüüd me saime siis sellise vee, mis maksab see 0,25 pudel maksab 2,50, aga nii hea vesi on. See maitseb nii hästi praegu. No gurmee vesi ka, mis sa tahad. Ja. No, nüüd siis saame mäest alla jälle, muudkui allapoole ja allapoole. Alla on igal juhul lihtsam minna. Olgu küll, et tee on järsk, aga ikka lihtsam kui üles. Seda kindlasti.